But man, you know I don't play with them. We not okay with them. If them want war, then I grave for them. Round here, so not safe for them. Tell them just we talk and the war is on. We not roll with safety on. My dogs, them ready for blaze the car. Tell them to raise the alarm. Raise the alarm now. They want the alarm hotter than a sauna. Tell them to raise the alarm now. We are on the border. Tere tulemast Laitsesse. Palin jälle mikri valesse suunda, aga juba õppisin, me õpime kõik. Tere tulemast Laitse suurele rajale. Me alustame, kvalifikatsioonid on sõidetud, esimesed muljed on juba olemas. Äge on näha olnud neid karte, natuke kiiremad hobikardid siin täna, mis on tõepoolest, ma natuke kahtlesin, äkki jääb selle raja jaoks natuke ikkagi väheks, aga need kardid on mõnusalt ära dimensioneeritud. Selle raja jaoks ideaalsed. Esimesed kvalifikatsioonimeetrid on tõmmatud, esimesed ajad on pandud paika ja meil on täna ees veel väga põnev päev. Lastekaitsepäevaga on tegemist, ehk siis ja ka aegadest on näha tegelikult, et need U14 sõitjad kipuvad siin päris kiired olema ning väga põnevad mix-upid juba sissejuhatuseks. Meil on siin Ford Model D, meil on siin Lasnamäe Mehaanikakooli Challenge, saab värvipüstolit kokku panna, Evalis saab Impretsat sõita. Äge päev on juba olnud, äge päev on ees. Vaatame, kuidas see päev välja kujuneb. We gon' blaze it, fire vagabond. We gon' raise it. We gon' blaze it. We gon' blaze it, fire vagabond. We gon' raise it. So we gon' blaze it. Raise the alarm now. They want the alarm hotter than a sauna. Tell them to raise the alarm now. We are on the border. They never want you. Tell them to raise the alarm now. It's getting hot. We bring it to the top. You know how we roll. Raise the alarm now. We are on the border. They never want you. Raise it again. Blaze it again. Tell them we go push it up and raise it again. Blaze it again. Wave it and send. This I wanna everybody blaze it again. Blaze it again. Blaze it again. Tell them we go push it up and raise it again. Nii, ja uurime ka selle kohta, et kuidas on see rada, mida paljud sõitjad ole sõitnud. Et tšau, et me polegi vist väga palju vestelnud. Et kuidas, palju sa selle rajal üldse sõitnud oled? Eelmisest aastast mõned korrad ja siis see aasta. On äge rada? Jah. Mis on kõige parem möödasõidu võimalus? Dive-bomb. Dive-bomb esimesse kurvi? Jah. On juba välja tulnud ka? Paar korda. Suurepärane. Samamoodi, kuidas tunded raja kohta? Hea. Hea. Ja kas, kui sa paneksid, kas see rada oleks Eesti radades sinu top 5? Jah. Top 5. Kas see oleks top 3? Jah. Nii, nüüd on oluline küsimus. Kas Laitse suur rada on sinu lemmikrada Eestis? Jah. Äge. Ja kas tänane päev on läinud ilusti? Nii, Anna. Parim möödamiskoht rajal? Esimene kurv. Esimene kurv tundub popvärk. Percentage you're mine, such a pretty little lie.
son, anything except for you. Hands on your neck and it feel like a noose. Bending you over and better the truth. You know that I'm sober but I'm in the mood. Talking to you like every day, but you ain't mine and that's okay. You look good, now I'm on the way. Can't wait to make them legs shake. Always in my mind, can't see you tonight. I'll meet you anywhere you like, I'll be over in 5. If it's only for the night, baby, is it alright? If I percentage your mind, such a pretty little lie, such a pretty little lie. Spice, spice, till I'm paralyzed. Hold me tight, can't leave you behind. Such a pretty little lie, a pretty little lie. Nii, ja oleme siin Heat 4 Siginas-Saginas ja Heat 4 võitja Rainer Arendi. Rainer, tubli töö! Päris korraliku eduga, kuidas endale tundus? Väga hästi. Oli alguses Agnesega väike selline sehkendamine ka, et tundus nagu, et püüab sind kinni, aga siis said vist mingi väga hea rütmi sisse. Jaa, küll. Väga tuus. Nüüd oled siis ühes finaalis ühe koha võrra selles mõttes kõrgem, et ei stardi mitte D-finaalis, vaid C-finaalis. Üritad seal ka tõusu teha? Jaa, proovin ikka. Tubli töö, Rainer. Karl, hiitid sõidetud, kuidas on muljed rajast? Et see on see kõige kuumem teema täna, et meeldib sulle? Kas keegi on öelnud, talle ei meeldi või? Ma arvan, et keegi pole öelnud seda. Lauri oli selline, aga nagu Lauri on Laitse rada suhtes alati. Aga ei, Lauril ka tundub, hakkab järjest rohkem meeldima. Rada on hea, rajal on ka palju erinevaid konfiguratsioone, mida saab ka järgnevatel aastatel katsetada. Super. Siin on vist selline võimalus ka, et need rajad saab kokku panna. Kas tunduks põnev? Loomulikult peaks kokku panema, siis see oleks nagu väike Eesti Nürburgring, eks ju, kus käiakse ka Keperajal ja siis minnakse taga Nordschleifele ja tullakse Keperajale tagasi, nii nagu eks ju GT-autod seda sõidavad. Oleks samasugune motiiv, eks ju, et see suur mets nii-öelda ja siis see kitsas Keperada. Teeme oma rohelise võrgu, aitäh! Paul, Laitse suur rada, kuum teema. Mis sulle selle raja puhul meeldib ja kas see rada meeldib sulle? No, päris suur rada, aga eriti ei meeldi ikka. Nagu siukene hästi pikk rada ja siuke rõvedad kurvid, ütleme nii. Tundub nagu, et hobikardi jaoks natuke liiga suur? Jah, just nii. Aga võistluskardiga meeldib? Ja meeldib. Olen isegi käinud 2 aastat tagasi. Mis on sellel rajal sul lemmikkohad või mis on sellise asi, mis sulle selle raja puhul nagu meeldivad? Mulle meeldib see mäkke tõus seal ja siis tegelikult nagu siuke sirge rada ja palju sirgeid kohti. Tuules sõitmine annab efekti? Jah, annab. Super luks, soovin sulle edu finaalides. Ja samal ajal, kui Karl Äll täidab korraks kommenteerimise kohustusi, saan mina uurida, kuidas käib elu Evalis. Challenge on Impreza 555, sellega, millega Colin McRae tuli maailmameistriks ja kiiruskatseks Soome. Ma unustasin katse nime juba ära, aga ma arvan, et siin on targemaid inimesi, kes oskavad seda öelda. Ja Risto, oled juba andnud täna Laurile oma smushi, ehk siis Lauri nälg on rahuldatud, oled teinud juba täna palju, aga kuidas sul ralli teemaga on, et oled Simus rallit proovinud? Proovinud ja sõitnud, võistelnud, ei. Mis sa sellest Imprezast arvad, et selline enne sa öeldud selline nagu retro ja moodsa pilli selline vahepealne ala, et 90-ndatel, et nagu selline juba nagu tehnoloogilised sellised ägedad asjad on olemas, aga teatav robustus on säilinud, et oled selle pilliga ise proovinud? Ma natuke seadistamiseks ikka proovisin, jah. Suht tegelikult moodsa auto moodi, et 4 ratast veavad ja keerab ja kiirendab hästi ja nagu ralliauto ikka. Kes praegu aegade edetabelis ees on? Praegu pole rivistatud, aga Hugo Türkson on kiirem. Hugo Türkson, nii et Hugo Türkson kindlasti Laagri ja Unibeti rajalt tuttav vend on olemas.
uurime ka Romi isa Raini käest siin niimoodi järsku. Rääkisime siin just, et võib-olla tuled see aasta starti ka, aga kas Evali Simu oled saanud proovida? Olen kodus proovinud, aga ei ole minu teema üldse. Ma ei ole seda taguotsa tunnetust ja ma ei ole veel sellega harjunud, et peaks rohkem proovima ja harjutama, et see võib-olla tuleb välja ka. No vot, täitsa on võimalik seda teha, et siis kui saada Evali rahvakilusti läbi, siis laagris on Evalil ka HQ, kus on seda võimalik teha ja praeguse seisuga on Sander Post lõpetanud oma sõidu ja küsime ka Sandrilt, tundub, et saame värsket emotsiooni. Sander, kuidas Subaru oli? Hea. Kas selline pill, et tahaksid nagu veel sõita? No, ma ei tea isegi. Võiks öelda, et ma arvan, et Sierra oleks parem. Sander on selline hardcore OG vend, et sõidab 5-5-5 Impretsaga ja ütleb, et Sierra oleks parem, nii et see on üks korralik nostalgia vaibiga kutt. Kas üllatas ka sind midagi selle sõidu puhul, et üks kiiruskatse peab kõik õigesti tegema? Kas oli mingi asi, mida sa arvasid, et oled kehve, mingi asi, mida sa arvasid, et oled parem? Mulle tundus imelik see, et ma siin tegin parem aja kui seal. Nii et nagu näha, ka erinevad masinad on ikkagi, ka simud on erinevad masinad ja siin tõepoolest mängib ka see rolli, millises simus sa oled. Kas või näiteks see, et siin on selline klassikaline vormelirool ja seal on siis klassikaline ümmargune rool, mis kellegi eelistus on, aga igal juhul on tore näha, et Eval on toonud seekord meile ralli ja katsume seda mix-upida. Ühesõnaga, vaja siis saada see kokku. Siin on püstol, võid üle vaadata, mis meil siin on. Võid käega kõik kinni kerata, kõik peab olema lõpuni keratud ja siis nagu me ei hakka siin võtsid kasutama. Ja idee on selles, et ma pean nagu aru saama, kuidas see üldse käib. Ja. Kui sul on vaja, ma saan juhendada natuke näidata, kus midagi suurepärane. Käia, et muidu seda on üsna raske teha, kui selle me üle teinud. Nii, suurepärane. No siis Õismäel ma tegin juba margi täis, pinget enam pole ja hakkame pihta. Oled valmis? Mitte kunagi, aga olen valmis. 3, 2, 1, läks. Nii, see köhatus oli halva endeline. Siia käib tüüs tegelikult, et selle saame täitsa sinna kinnitada. Suurepärane. Nii, loogika järgi see balloon peaks kugi siia käima, aga siin peaks mingid asjad vahel olema. Võid täitsa. Suurepärane, ma saan ikkagi natukene. Kõhutunnetust on vaja, see vahel on lipsu sidumisel ka kõhutunnetust vaja. Aga siin on midagi puudu. See niimoodi ei käi. Siiski käib. Viimati läks. Minu kätest lihtsalt juhtuvad sellised asjad. Aga nii, suurepärane. Nii, siin pinge on täiesti võidusõiduga võrreldav. Ma lihtsalt, because this is sharpened, this is a hole, so I'm gonna put it there. Ja siis tundub, et läheb nagu tunde järgi õigesti, aga mingi vedru on puudu lihtsalt vahel. Vedru käib sinna lõppu praegu. Vedru käib lõppu, ja siis nüüd tuleks ilmselt see siit. Ja nüüd tuleb must jõudu just, et see tegelikult peaks veel sisse poole. Sisse jõudu, no näed, jõudu on vaja ka. Mitte ainult aju ja jõudu on vaja ka. Jõudu on natuke rohkem kui aju. Mul aga siit praeguse seisuga ikkagi see lähebki natuke tugevamini. Peabki minema tugevamini sisse, ehk ei pea olema üldse nii siidikäpp, julgemalt ta kinni keerama ja siis juba peaks tumaine küte ja I can't always be that bad at everything. Eks ikka esimest korda. Ja, muidugi. See on nüüd saanud vaadata, ma ise ka siin. Aga see on muidugi lahe, sest nii palju, kui ma olen asjadele kätt külge pannud, mis on väga vähe mehaanik igasuguste tehnikate puhul, siis tihti on see, et tavaliselt jah, need clearance'id ongi üldse väiksed, et peabki kõvasti. Aga suurepärane, sain siiski sisse. Paar detaili jäänud. Nii, lõpusport. Igal juhul äkki teen oma selle Õismäe esinemise üle. Ma pakun, et see läheb siia. Tõepoolest. Ja see läheb ilmselgelt siia. Aga nüüd on muidugi küsimus, kas see on ka osa? See ei ole osa. See ei ole osa? Üks osa. See on täitsa püssi osa. Ja see on termos.
ja nii, siit see on osa, siin saab midagi veel külge keerata. Sellega saab siis piirata. Sellega saab siis lõigata, nii. Ja paneme aeg. Nii, 2.51. 2.51. Ehk selles mõttes ei suutnud päris ühte seda ringiaega siin püüda sellega, aga see ei olnud nii raske, et see andis mulle natuke inspiratsiooni, et ma võib-olla pole lootusetu juhtum. Ei, muidu kindlasti mitte, et see võtab natuke aega ja kõige tähtsamalt sa said aru, kuidas see nagu kokku läheb ja järgmine kord sa juba oskab palju kiiremini teha. Et see ei ole nagu kõige parem aeg, aga ta ei ole kindlasti kõige halvem aeg, et meil on siin 6 minutit keegi pand ja mõned, kes juba teavad, siis panevad 40 sekundiga ka selle kokku, et jah. No võt näed, sellises valdkonnas on Harju keskmine minu jaoks võit ja võit on ka see, et Lasnamäe mehaanikakool meil täna siin külas on. Aitäh! Nii, ja püüame kähku kinni B-finaali võitja Miia Trupa saab siin praegu perekonnalt õnnitlusi. Miia, Trupat täna kontrollivad sõitu eespoolt, et sul siis B-finaalis tundus kontrollitud kindel sõit? Jaa, nii, jah. Ja kas Lauri ja Risto üritasid selja tagant alguses kätte saada? Ma vaatasin, et ühel momendil vaatasid nagu selja taha 2 korda niimoodi, et oh my god, et vahe on päris suureks läinud. Ei no, ma vahepeal vaatasin, kui kaugel nad on, siis ma proovisin aru saada, kes seal on. Selge. Igatahes Kärsinile ja Kapetile tegid ära, väga kena esitus, aitäh! Ja siin katsume kähku. Nii, siin on ka täpselt need sõitjad, keda ma tahtsin leida. Kutid, üliäge heitlus, kuidas see tunded on?
Eepiline. Eepiline. Risto? Oleks võinud mingi A-finaali võidu peal siuke võidusõit olla, aga no punktid on punktid. Kahjuks sain pähe, aga ei sõitnud ideaalselt ka. No igal juhul oli mõlema poolt kõike tough but fair. Tough but fair. Ja võidusõit oli hea, aga jah, ka just praegu ütles, et tegelikult ma oleks saanud nagu Miiale järgi minna, et ma üritasin ka temast mööda saada nii, et ma nagu aega ei kaota, enam-vähem sain, aga siis ma tegin ka väikse vea ja siis ma, nagu ta ütles, et ma oleks võinud lihtsalt sõita edasi, ta oleks mind lükanud, aga ma hakkasin katma ja siis ma hakkasin võidu sõitma ja sinna läks see. Suurepärane ja Lauri, kas Laitsiga suhted pärast tänast paremad? Võib-olla natukene, aga ega ma seda kohta väga ei armasta, et siin kardiloos on niisugune 50-50 alati. No igal juhul Lauri kõigest hoolimata kena esitus ja kenad heitlused. Laitse GP võitja Ken Truppa on siin meil kaameras ilusti. Ken, palju õnne! Aitäh! No Õismäe oli sinu jaoks karm sõit, näitasid, kui sitkes puust oled, et pärast seda vigastust ikkagi rajale tulid. Kas see tunne natukene, et oli selline nagu lunastus või redemption täna, et said nagu selle Õismäe halva emotsiooni välja? Jaa, oli küll. Sõit tundus üsna rahulik siin ja pühapäevane kulgemine, aga särg oli ikkagi suhteliselt lähedal sulle terve sõidu, et ma vaatasid nagu selja taha ka. Ja ma vaatasin, et vahepeal ta tuli lähemale ja siis ta tuli kaugemale ja... No super, igal juhul palju õnne sulle ja oled selle kuhjaga ära teeninud.